No nii, tere hommikust. Öö oli päris mõnus. Vaatasin öösel seda termomeetrit. Väljas oli -11. Sees oli mõnusalt soe. Magasin väga hästi. Ärkasin üles paar korda. Sügasin tuld. Viskasin puidi juurde. Mis veel? Külm nagu ei olnud. Natuke ebamugav oli mul see öö, sellepärast, et ma unustasin kõige tähtsam asja omaenda padja. Nagu ikka, isiklik padja on ikka midagi muud. Ei hakanud isegi mingit alternatiivi välja võtama. Magasin lihtsalt niisama, nagu öelda, ilma padjata. Aga jah, padi annab ikka väga palju kvaliteetund juurde. Aga nüüd ma hakkan siis aegselt kohvi tegema ja hommikusööki tegema. No eks siis hakata hommikusööki tegema. Oota, mis siis teha saab, kui me selle statiivi panna saame. Siis siia. Statiivi Wonder. Teeme alles siit plehku ei pane. Halb koht tegelikult. Vaatame, kas saab. Näitan seda tuumajaama ka siin. Panin selle tuumajaama panin tööle. Panin asjad laadima, panin kella laadima, panin valgustuse laadima, mis on siis meeleoluvalgus. Ühe pealambi nendest, siis mobiiltelefoni. Kaamera akud on juba laetud. Akupank on piisavalt täis, sinna pole rohkem vaja. Okei, jätkame siis söögi poolega. Niimoodi. Tänaseks hommikusöögiks on siis poissmehe panniroog. Koosneb ta siis väga lihtsatest komponentidest. Siin on siis kartul, muna, peekon, hapukurk ja juust. Oi, see on üks lemmik hommikusöökidest. Nii maitseb see. Nii, ma panen siit asju natuke koomale. Alustame siis kartulist. Kõigepealt teen need kartulid natukene väiksemaks. Ühesõnaga, lõikan lihtsalt kartulid väiksemaks. Tuleks mugavam süüa lihtsalt. Cirka lihtsalt keskelt pooleks, aga rohkem vaja ei olegi. Selles söögis midagi keerulist ei ole, lihtsalt sul on vaja lihtsalt nii-öelda asjad soojaks lasta. Alustad kõigepealt kartulist, siis lisad peekoni, kui need kaks on läbi praetud, siis lisad muna, siis lisad hapukurgi või marineeritud kurgi, vahet ei ole, mõlemad sobivad. Tegelikult sobivad kõik kurgid, mis iganes sul oma lemmikus maitses on, aga originaalis käib see. Ja siis paned kõige viimasena, kui hakkab valmis saama, paned juustu. Nii kui juust on ära sulanud, siis on ka toit valmis söömiseks. Nii, tundub, et on OK. See läheb prügisse.
surtsukas ja õli ka. Väga head sellised pisikesed pudelid. Ei pea kaasas kandma seda suurt õlipudelit. Järgmiseks lisan siis toorsuitsuubikud. Võib kasutada tavalist peekonit ka, kes tahab mäsata. Aga minu arust nii on lihtsam. Ups. Kes kasutab tavalist peekonit, peab kõigepealt peekoni ära praadima. Lihtsalt väike info. Suitsutatud tooteid võib öelda, võib süüa praktiliselt otse pakist, neid tegelikult ei ole vaja isegi mitte läbi praadida. Tavalise peekoni puhul on kindlasti vaja see läbi praadida. Panen see õli natuke juurde. Tšuti. Nüüd on aeg kohe muna jaoks. Esimene. Teine. Neljast peaks piisama küll. Nii, sellel ajal, kui ta seda teeb, siis ma hakkan lõikama kurki. Kurki paned oma enda äranägemise järgi, palju toidu sisse panna tahad. Kellele meeldib rohkem, kellele meeldib vähem. Aga selles söögis annab see ikka väga palju juurde. Mulle meeldib seda pigem natukene rohkem panna.
palju on, kas panen veel? Natuke veel siis. Nii peaks piisama siis. Ops, nii. Nii, ja nüüd võib hakata juustu lisama. Jep. Mina kasutan mozzarellat. Aga võib kasutada täiesti tavalist riivijuustu ka. See on maitse asi. Minu arvates mozzarella teeb selle lihtsalt maitsvamaks. Ja juustu panete samamoodi nii palju, kui arvate, et teile meeldib. Kohe ta valmis ongi. Põhimõtteliselt nii kui juust hakkab ära sulama, siis on kõik, siis on teada, et on valmis. Tegelikult siia aitab üks vana hea trikk. Sa paned tilga vett. Natuke veel. Nii. Ma söön seda õhtuni vist. Seda ma küll kõiki korraga ära ei söö. No nii, tundub, et valmis ta on. Juust on ära sulanud. Nii. Selline ta on. Selle nimi on siis poissmehe pänniroog. Oh, stretchy. See on mingi 2 inimese portsion. Äge. Nii. Selle saab siia laiu alla panna. Ja, valmis ta sai. Poissmehe panniroog. Hea tisu. Hits the spot nagu every time. Fantastico.
see on minu comfort food, mis on siis hommikusöök. Üks lemmikutest. Peaks kohvivee ka keebab olema. Tahaks kohvi juua. Samas mul kiiret ei ole. Ma võin oodata, kuni ma ära söön. Ma ei tea, mul on hapukurgiga mingi teema. Mulle nii meeldib toidu sees hapukurg. Olgu siis mingi supp. Või siis näiteks kursseeme stroganov. Fantastiline asi. Ma teeks ise seda kursseeme stroganovi siin, aga noh. See on ikka tükk tegemist. Väga toitev. See nagu inglastel on see full on English breakfast hommikuks. Iga kord mõtlen, et issand, see on ju nii raske ja et hommiku söögiks nii palju. Ja tegelikult see English breakfast tegelikult toidab väga hästi kõhu ära. Ja ta on väga toekas. Nii et täitsa vabalt saab hakkama kuni õhtusöögini. Nii. Ja sellega on ühel pool. Ops. Korralik. Mingi sade ujub siin põhjas. Loputame välja. Pole hullu. Maapind on lihtsalt ära kuivanud siin täiesti. Muru ja sügisesed lehed on ka maapinnast välja tulnud. Selline on ja siia peale pa läheb. Mu lemmikleht on kohvileht. Aps ja. Ei hakka midagi mõõtma siin. Tunde järgi. Nii peaks okei olema küll. Okei. Nõksa veel. Eelmine kord, kui ma tegin nii-öelda selle test, kuidas öeldakse, test campingu, ei, kas on õige? No on ikka test telkimise, ikka mis eesti keeles. Muidu see camping kõlab nagu mingisugune koht, mida saab välja rentida, kus magada. Siis ma jõin seda Nescafe Strong 3 ühes kohvi, täielik pläust lihtsalt, kuidas inimesed saavad seda juua, see on kohutav lihtsalt. Ma ennem joon pätikat. Muidugi, mis aitaks väga hästi kaasa, oleks see, kui oleks mulksutaja. Mulksutaja paneks samamoodi selle koha peale, kus ma vett keetsin ja siis saaks kohvi teha. Aga no, selle miinus on jällegi see, et ta ei tee väga suuri koguseid, ehk siis näiteks, kui sulle meeldib juua nagu suurest assist või sa teed 2 näiteks, siis sa pead mitu ringi tegema. Nii, aga tänane plaan on siis selline, et
ma lähen jääle. Ei, kõigepealt ma lõhun puid. Sest võib-olla, kui ma pärast jää pealt tulen, siis võib-olla ma olen liiga külmunud juba. Mul hakkab siin vaikselt hakkab varu otsa saama, ma pean natukene juurde lõhkuma. Siis ma pean homme tagasi minema linna. Sest homme on vaja tähistada vastlapäeva. Saame perega kokku kõik ja õed ja vennad, emad, isad ja lapsed. Siis istume, sööme hernesuppi. Vanaema teeb ise tehtud ube iga aasta. Solaad, on lihtsalt nagu, no teate ise, vanaema asjad. Te ju teate, kuidas need maitsevad lihtsalt maagiliselt. Ja siis sööme vastu kuklit. Kunagi oli meil traditsioon, et me käisime kõik koos ka nagu vastlaliugu tegemas. Aga need traditsioonid on muutunud kahjuks. Sellepärast, et vanaema elas kunagi Nõmmel ja siis Nõmmel oli hea suusamägi, kus sai kohe nagu liugu lasta. See oli väga panev. Sellest külmkapist rääkides, mis ma siis siin leiutsin selle termokoti külmkapi. See töötas väga hästi. Ja kõige parem temperatuur oli siis, kui selle koti panin, kuidas seda nüüd kutsutakse, koormakate, tarp, kes mis nime all teab seda. Et see oli mul maapinna peal, siis selle all oli nii-öelda lumi selle tarpi all. Ja siis see termokott oli siis tarpi peal. Ja ma vaatasin, et ta hoidis temperatuuriks siuke 3,8 kraadi, mis oli ideaalne. Külmiku temperatuur on +2 kuni +8. Et see on jällegi see talvelõbu, et kui on vaja midagi säilitada, siis see on täitsa tehtav. Alguses ma proovisin natukene ahju pool, siis ma vaatasin, et seal läheb 10 kraadi peale, seal on natukene palju. Ja siis kokkuvõttes see oli kõige parem. Raamatut jõudsin neile natukene lugeda. Mulle meeldis seda tuld lihtsalt jälgida. Vahepeal ma panin selle raamatu käest ära, siis see, kuidas öeldakse, see kirjanik ja tema sõnastus oli natukene mitte minu meelt mööda, ütleme siis niimoodi. Et kui ta saaks nagu teha lause, et näiteks, mis iganes selle detektiivi nimi seal oli, need on mingi Norra nimed, mul ei jää täpselt meelde. Et kui ta oleks teinud niimoodi, et ta oleks võtnud lause, et Norra detektiiv tuli, seal juhtus midagi, näiteks sai, ma ei tea, püssikabaga sai, ma ei tea, ninna, tekkis verejooks, see on okei veel. No seal oli siukene punkt raamatus, kus juhtus. Et see on veel okei. Aga seal hakati, ma saan aru, miks see on 325 lehekülge, sest enamus nendest sõnadest ja lausetest, mis seal on lihtsalt pandud, mis seal üks näide oli, et õues oli nii külm, et tekkisid kristall jääpurikad vuntsidele. Okei, mõistan, täitsa fine lause. Ja sellega see ei piirdunud, selleks veel edasi. Ta tundis mingisugust ala, et kui suured need kristallitükid on, see oli veel seal mingisugune lause ja siis põhimõtteliselt kokkuvõttes lause lõppes sellega, et ta limpsas üle huulte ja siis ma olin nagu okei. See oli nagu üks näidetest, mis seal oli. Ja siis oli teine, kus ta mingi ukse avas. Kõigepealt tuli talle soe auru pahmakas näkku. Okei, ma saan aru. Jutt hakkab pihta. Seal, ma ei tea, külm soe said kokku, on ju. Okei, prilliklaasid läksid uduseks. Okei, ma mõistan. Aga siis tuli veel mingid kolmandat nonsensi tuli veel sinna otsa. Siis ma mõtlen, et miks ta nii keeruliselt pidi seda kirjutama. Miks ta ei võinud lihtsalt
nii-öelda lihtsamate sõnadega, seda kirjutatud, väga raske on lugeda seda raamatut nagu keskenduses, fookuses raamatu sisule, kui seal on lihtsalt nii keerulised laused. Sest vahepeal ma lihtsalt nagu pidin uuesti lauset lugema, et aru saada, mida ta selles lauses öelda tahtis. See oli natukene lihtsalt ebameeldiv. Aga noh, võib-olla see raamat ei olegi minu jaoks, võib-olla ma jõuan seal täna õhtul veel lugeda ja siis ma avastan, et võib-olla see raamat ei ole minu jaoks, sest ma ei suudagi võib-olla seda lugeda, sest see sõnastus, lauseehitus ei ole minu jaoks. Sest ma tean, et osad kirjanikud kirjutavad oma stiilis. Mitte, et ma teda maha teen, tal on kindlasti väga häid. Aga raamatud, mida ma lugenud olen, siis üldjuhul nagu siukest sõnastust ma ei ole enne täheldanud. Nii. Mis lusikas. Segan ühe korra läbi sellest. Siis see ülemine paks läheb ka alla. Alt ma ei sega, ma segan ainult pealt. Siit vist ei ole näha, aga ma ei tea, kas nüüd on. Ma ei viitsi seda kaamera, seda pointi kogu aeg kerida. Nüüd lased hetke olla ja siis panen koore peale ja siis saan hakata kohvi nautima lõpuks. See elu ikka kohviga, noh. Ja, maitset on. Kui ikka suvi või siuke kevad tuleb, kus on ikka stabiilselt nagu rohkem kui 10 kraadi, siis on asjade säilitamine oluliselt keerulisem. Siis tuleb osta see, kuidas öeldakse see, oskad nüüd inglise keeles öelda, portable fridge, kompaktne kaasaskantav külmik, autokülmik, ma ei tea, mis nimel see on. Et sellel on näiteks olemas see DC output, see sigarisüütaja ots. Et ma tean, et nendel külmikutel on sigarisüütaja ots. Ma ühte vaatasin, Vevori firma oma, seal oli täitsa erinevad. Vaatasin, see 55 liitrine tundus päris huvitav. Noh, ta on muidugi päris suur. Tal oli, tarbivus oli 60 vatti. 60 vatti, kas oli 60 vatti oli 24 tundi või 60 vatti oli konstantne vool nagu tunni kohta. Issa, ma ei mäleta ka nüüd. Ühesõnaga, see tuumajaam siin kõrval, see toidab selle ilusti ära. Pluss mul on päiksepaneelid veel. See päiksepaneel on 200 vatine, et kui isegi on päiksepaisteline ilm, siis ma kujutan ette, et siuke 100+100+ vattida saab ilusti väikse käest kätte. Suvel. Talvel ma ei oska öelda. Jälle seda tallistes tingimustes veel testinud. Ma muidugi võtsin kaasa selle täna. Mõtlesin, et äkki ma saan täna proovida testida, aga noh, nagu kiuste, mul ei ole täna päikest. 2 päeva järjest oli päike, eile üleeile oli päike. Et ühesõnaga, mis mu selle külmiku juures meeldis, oli see, et ta oli, miks ma kogu aeg ainult inglise keeles tahan öelda, dual zone. Ta oli kahetsooniline tõlkes vist või? Peaks olema eesti keeles. Ehk siis ta suudab teha niimoodi, et üks hoiab ainult miinuskraade ja teine hoiab siis ainult plusskraade, ehk siis näiteks paned külmiku temperatuuri, näiteks paned seal mingi 4 kraadi peale. Noh, ja siis külmiku näiteks paned seal miinus, ma ei tea, miinus 18. Et suvel on hea, et siis sa, noh, kui ma mõtlen just siis, kui sa näiteks pikemalt kuskile lähed. Et talvel on hea, et siin võtad mingi asja ja mis kannatab nagu temperatuuri. Siis võtad, viskad lume sisse. Ei juhtu midagi sellest. Siuke hommikul on õrnalt jääs midagi seal, kui muidugi just väga külm ei ole öösel ja seda nagu õue ei vii, nagu telgis sees, ma mõtlen. Telgis sees ta hoiab pigem sul ikka siukest plussi lähedal olevat temperatuuri lumes. Aga külmiku juurde tagasi minnes,
ta oli 55 liitrit, ta oli hästi mahukas. Ja mulle meeldiski just see, et ta oli 2-tsooniline. Et see oli hästi põnev minu jaoks, et saad võtta mingisuguse liha. Näiteks siuke pood on olemas nagu Karja Market. Ma ei tea, kas keegi on sellest kuulnud. Kui ei ole, soovitan minna. Poed on Lasnamäel ja Mustamäel. Nad müüvad erinevat sorti liha. Sügavkülmutatud küll kõik. Ja mitte ainult liha. Mereannid, pirukad, just name it. Seal on nagu kõik. Nad müüvad reaalselt kõike. Ja seal on... mulle meeldib steiki süüa. Ja mulle meeldib ribeye steak. Ehk siis teisisõnu entrecote steak. Ja seal on müügil täitsa Eesti oma vist ei olnud seal. Seal oli Läti, mida ma nägin. Seal oli Poola. Seal oli Argentiinast. Ja kuskilt oli veel. Mingi Argentiina koht oli veel seal. Argentiinas oli 2 regiooni, kus kas liha sai. Ja siis Brasiilia steiki oli seal. Seal oli entrecote'i. Seal oli strip-loin steiki. Ja täitsa okei hindadega. Nagu ei olnud nagu jõhkralt kallis. Et noh, mõni võib-olla ütleb, et ma ei tea, sügav külmutatud, et ma ei tea, et mingi kehv või ma ei tea, mis iganes. Siis tegelikult see ongi hea, et ta on sügav külmutatud. Sa jõuad ära transportida, nagu ma räägin lihtsalt kodustest tingimustest praegu. Et jõuad transportida, ta ei sula sul üles selle aega. Sul peab olema väga hea terav nuga. Ja sa saad selle tegelikult portsjoniteks endale juba nagu ette lõigata. Ja ma viimane kord ostsin mis maa oma me võtsime Argentiina oma. Argentiina oma võtsime ja me võtsime ribeye steigi. See oli 2,1 kilo ja hinnaks oli 50 eurot. See on ikka väga hea hind ribeye steigi kohta. Ma siin seletanud nii palju, et ma unustasin koore peale valada. Aga no ei ole hullu, ei juhtu midagi, sest see on nagunii keev vesi, et siin nagunii veel jooma ei saa hakata. Nii, steigist rääkides ühesõnaga, jah, 2,1 kilo oli ühesõnaga steiki ja sellest jätkus päris kauaks. Lõikad seal 150-200 grammised tükid ja sul on täitsa mitu söögikorda seal. 11 vist, kui ma praegult õigesti kalkuleerin. 2, 4, 6, 8 kilo on 5, 10, jah, 11 nägid. Kiire arvutus töötas. Nii. Pole paha. Vaadates seda, et ma tegelikult on tavaliselt piimaga kohvi. Koore kohvi, siis ma mõtlesin päris hästi. Pätika versioonis veel. Tšuti kuum on. Ei ole hullu. Hetke pärast on juba külm. Aga noh, tõstad sinna pliidi ääre peale, siis soojab su joogi kogu aeg tuli kuumana. Mida veel? Ega praegu vist ei olegi midagi. Ma naudin oma kohvi ära ja siis lõun natuke puid. Ja siis kui ma olen puud ära lõhkunud, siis ma juba võtan jääpuuri, õnge, vajalikud klandid ja lähen proovin oma õnne. Ja muidugi ma võtan kaamera kaasa, et seda kõike jäädustada.
ühe käega. Hops. jah, nendest aitab küll, rohkem pole vaja. Viided sisse. Ja siis hakkan valmistama vaikselt jää peale minekuks. Nii. Lähme siis jää peale. Vaatame, mis siin toimub. Ma ei tea, kui hästi siit näha on. Okei. Nii, ühesõnaga jää püügi esimene emotsioon. Ma ei ole kunagi jääpüüki teinud. See oli mul alati nii-öelda bucket listis. Ja nüüd ma siis kasutan juhust ja saan seda teha. Mitte, et ma paneksin mingid high hopes'e, aga mulle meeldib see tegevus. Mulle meeldib suvel kala püüda. Lihtsalt suve kõige tüütum osa on see, et on sääsed ja talvel pole sääski. Nii, kasutan siukest väikest pisikest kalakest. Ostsin ta... mis see poe nimi nüüd on seal? Salmo või? Oli vist jah, Salmo. Isegi veel alla poole lasta on siuke tunne. Teedam on täitsa põhjas. Okei, laseme veel alla poole. See vist on sügavam koht. On siuke tunne. Kala on pigem sügavamal kui üleval. Praegusel ajal. Ka ma ei panegi high hopes'e. Ma lihtsalt ilgelt tahtsin proovida. Lihtsalt peaks ostma lihtsalt selle elektri otsaga, mis käib akutrelli otsa, see puur. No ta maksab küll päris palju, mingi 100 midagi see ots, aga ma usun, et ta on väärt seda. See oli jah, päris paks jää oli. Ma vaatasin, et siin on keegi enne püüdnud, okei, siis on hea mingi, ma ei tea, teed kõrdi paar surakat siin ja siis on vesi valla, aga näed, pealt oli ainult mingi 2 senti. Siis ma mõtlesin, mis seal ikka, paar senti veel ja ikka nagu öeldakse, et see pea külmub ära nagu see. Siis ma lihtsalt puurisin lihtsalt mingi peaaegu sama palju, kui see puurise on nagu. Üks see keerte jäid välja selle puuril. Mis see puur on 60 või 70 senti. Tõstab vahel natuke kõrgemale ka. Täitsa ka. Kas ma ikka kaadris olen? See üles filmimine ja kõik see organiseerimine ja tulemine ja
paika panemine ja shoppamine ja see on ikka tükk tegemist. Pluss pärast on vaja see kõik, on ju vaja kokku ka veel monteerida, et sa nagu valid ikka, mis on nagu nii-öelda tuksi läinud kohad, siis mingid blooperid võid panna ja kui midagi naljakat on, aga kui nagu mingid kohad, kus on näiteks lihtsalt mingi 5 minti praktiliselt, ma ei tee midagi ja lihtsalt vaatan, siis selle koha ma lihtsalt lõikan välja, et ei ole vaja. Ei, looduses on põnev, ma ei saa ühtegi halba sõna öelda. Ei nagu tõsiselt äge on. Mulle meeldib looduses olla. Ma olen 3 aastat kogunud hoogu, et hakata tegelema seiklemisega. Selle all ma siis mõtlengi, et käid kuskil matkamas. No reisida tahaks, aga pole seda aega kogu aeg. Reisimine ikkagi nõuab natukene rohkem aega ja raha ka muidugi, kui siis lihtsalt matkama tulla. Matkama tuled siuke 1-2 päeva sa leiad oma nii-öelda tööajast. Mitte tööajast, aga töö vabast ajast. Aga reisid, ikka lähed ju mingisugune 5, 6, 7 ööd. Kuskile Egiptusesse lähed, siis oled ju circa peaaegu 2 nädalat seal, nii need reisipaketid tavaliselt on. Suvel on ju kõik RMK platsid on ju rahvast täis paksult. Mina ei pea minema ilmtingimata RMK platsile, ma võin kuskile metsa ka minna niimoodi nii-öelda suvalt. Kindlasti ma tahangi minna metsa ka niisama, mitte ainult RMK platsidel käia. Aga tahaks kõik RMK platsid ikka läbi käia, et oleks nagu huvitav. See on muidugi pikaajaline protsess, et mis iganes aasta, 2, whatever. Võtku kaua võtab, aga et kõikidel RMK platsid on linnukesed kirjas, et on käidud. Et olgu see siis mis iganes aeg, suvi või talv. Ei tea. Tundsin seda. Tunduvalt raskem jah, kui teine. Tunned seda klõnksu, kui järgi annab. Mäletan, kunagi oli Balti jaama turg. Seal nendes putkades seal müüdi igast asju. Ja mulle meeldis ka sealt osta igasuguseid lante, alati mingisugused vene papid müüsid seal. Haisesid mingisuguse kala järgi alati rõvedalt. Ja siis nendes putkades ostsid lante korooni ajal. Mulle meeldis ka sealt osta. Sealt sai päris korraliku varustuse päris odavalt. Õngesid ja siukest asju ma sealt ei ostnud muidugi, aga ma ostsin just nagu lante ja neid. Mulle meeldis Inglismaal kasutada seda sulgesid. Olid siuksed spetsiaalsed landid, kus olid suled olid ümber nagu nende konksude. Ja ma ei mäleta, kas oli 6 või 8 sulge oli siis nagu ühe landi peal. Panid siis selle raskuse onju, ma ei mäleta seda grammides. Panid sinna nagu kõige alla, siis kohe seda siis järgnesid nagu diagonaalis need suled. See oli seal kas 6 või 8 või 10 isegi. Ma täpselt ei mäleta. Aga jah, igatahes seal mere peal sai püüda niimoodi, et ma töötasin keset meret seal platvormi peal. Siis lasid selle nagu vabalangusesse vette. Ja sellel ajal, kui ta nagu sinna nagu põhja hakkas minema, siis sa juba tundsid, kuidas kalad juba hakkasid võtma. Et parimatel aegadel olid jah, siuke, et see ei jõudnud põhjagi, kui juba tundsid, et kõik on juba küljes ja juba kerisid tagasi ülesse ja oligi nagu kõik suled olid täidetud kaladega. Enamus kalasid, mis ma muidugi sain sealt, olid, oota, mis ta nüüd eesti keeles on?
mitte sardiin, aga makrell. Meelde tuli. Makrell oli see kala. Oi, see on väga maitsev kala. Mulle väga meeldib. Seda me püüdsime kogu aeg. Ma sõin üldse väga palju kala, kui ma elasin Ukrainas. Kogu aeg sai värskelt otse veest. Kõige värskem. Ma elasin seal kalda ääres ja siis iga päev oli tõus ja mõõn. Sai korjata neid karpe. Ja siis sai teha igasuguseid erinevaid versioone karpidest. Valge veinikastmes, punaveinikastmes, kohrekastmes, just name it. Siuke luksus. Nii, ja nüüd siis on aeg, ma ei tea, mis iganes õhtu ooteks, whatever. Ja selleks on mul varuks üks supp, mis on täpselt ideaalne tänasse õhtusse. Ja supiks on hapukapsaborš. See vist peaks olema sealihaga versioon. Ja jep, rohkete köögivillade ja sealihaga tummine supp. Juba lõhnab hästi. Nii. No ma näitan, mis mul siin põnevat on. Mul on siin selline asi, et ma ei tea, kas enne videos oli näha, aga see on mu veevõtu koht. Ja tal on siukene eraldi koht, kus saab vett võtta. Väga keeruline on näidata mul seda samal ajal kaamerat hoides. Tal ei ole ühtegi kohta, kus ta hoiab. Siin on nagu nii ebatasane maapindest. Niimoodi. Kraan on siin. Ma ei tea, vist on näha. Ühesõnaga, keerad siit pealt natukene lahti, et ta vaakumisse ei lähe. Ja siis siit alt keerad kraani. Ja võtad täpselt nii palju vett, kui vaja on. Ja siis, kuna siin lähebki täpselt üks purgi täis vett, siis edasi juba valan lihtsalt siia. Siin ei ole väga midagi loputada ka, see on juba nii puhas. Selle poti ma söön küll tühjaks. For sure. Kuuma suppi, hillu ristada. Nojah, täna hapukapsaborš. Homme saab süüa seda hernesuppi. Võtab lõõrid lahti ära. Ei, ma ei saa, ma pean selle jope ära võtma. Ma olen terve aja olnud ilma jopeta. Ma alles täna panin jope selga. Ma läksin jääle. Ma olen terve selle aja olnud sees. Ja läksin ilma jopeta. No, vaatan oma töögraafikut korraks. See pean järgmisesse nädalasse saama 2 trippi teha. Elad linnas. Vaatad, kõigil on kiire kogu aeg igal pool. Kõik tõmblevad igatipidi. Kelle ja kellegil seisma. Ja siis see linna müra ja kära ja see on väga hea vaheldus lihtsalt. Miks juba metsa saada? Mitte just metsa, see võib olla ükskõik kuhu mujale.
tipitelgi või okei, noh, linnas jah, sa ei ilme seda kuskil nii-öelda Mustamäele kuskil majade vahele, kes see võib halvasti lõppeda. aga ma just mõtlengi nagu, ütleme siis loodusesse, siis on õigesti sõnastatud. ja siis on aeg teha õhtusöök. õhtusööks on siis kauboikartulid. koos magusapukanaga. alustame kartulitest. paneme õli. paneme siis selle kana magusapu kastmes ka. siin on herned sees või? fuck sakes. okei, mitte et mul enda vastu midagi on, aga minu arvates need selles söögis herned ei sobi. juba padiseb või? okei. päris kähku. jälle terve hunnik sööki sinna. aga noh, samas ma oleks võinud lihtsalt valada selle kõik. oleks just vähe lihtsamalt. pärast krappida kokku. söön palju söön. söön ära siis söön, ei söö, ei söö. pole hullu. hakkame siis sööma. magusapu kana koos kauboikartulitega. no Hiina toidust on küll asi kaugel. liiga vesine selle toidu jaoks. aku eluiga on ikka küll fantastiline. vahet ei ole, kas ma olen sees või väljas. üli kaua peab vastu. ananas ja herned. no kurat. imelik kooslus. ei tea. no eks see natukene uus ka see teema, et kõikide asjade üles filmimine ja millal sa kaamera võtad välja ja mida sa näidata tahad ja millest sa rääkida tahad. -9 on praegult. lubas ööseks -14. ehk siis tuleb, kas eile oli -14 või -12. ühesõnaga, noh, see 2 kraadi siia-sinna ei mängi rolli. no eile oli täitsa okei. siis ma tahan uskuda, et tänane öö on ka täitsa okei. mul veel küttematerjali on 6 briketti. see tähendab juba põhimõtteliselt 6 tundi. 2 algu 1 brikett on umbes tund aega. isegi natuke rohkem. kõik on okei, ma ei muretse. tea, mul ei ole vist praegu rohkem midagi lisada. tahad seda video tittimisel teha ka, et see video oleks mingisugune tund aega pikk. hakkan lõikama välja igasuguseid erinevaid kaadreid lihtsalt. Siuke. kui 15 minutit, 20 minutit tuleb täis, see on juba väga hästi. siis on natukene vaatamist inimestele. ja alati saab midagi muuta ka, et
midagi saab alati välja jätta ja midagi saab paremaks teha. Jah, aga ma hakkan oma teed vaikselt tegema kohe ja siis vaikselt lähen põhku ära. Ma vaatan, kas ma lindistan homme seda kõike või mitte. Kui ei, siis järgmiste seiklusteni. Head ööd.